a space in a single sail. White rocky island, you and I on the trail. Just us and the waves, no need to behave in the harbor of healing. Me oleme nüüd Karliga tulnud siia storage lockerisse, et me rendime siin siukest väikest ruumi, kus me kõik enda asju nüüd viimased 5 nädalat siin Pertis oleme hoidnud. Et kuna me oleme lihtsalt ajutiselt kolinud erinevatesse kohtadesse nii kauaks, kuni me oma maja saame, siis meil oli vaja kusagil asju hoida. Ja praeguseks hetkeks me olemegi siis 4 erinevas kohas elanud. Et esimene nädal aega võtsime Airbnb kaudu, siis 3 nädalaks saime eestlaste kaudu ühe korteri, et nad läksid ise baalile puhkama ja siis me saime nende juures olla natuke aega. Siis kolisime Airbnb-sse jälle ja nüüd oleme jälle ühe eestlase juures, seekord siis Sharehouse. Ja täna just saime siis meie majavõtmed kätte, et ausalt öeldes ma olin suht juba selle lootuse kaotanud. Aga ma nüüd näitan teile seda lokkerit. Et siin on erinevad sellised boksid. Meil nii suur boks ei ole, meil on vähe väiksem. Mul läks kohvi ka enne särgi peale, sorry. T-shirts laid out like our grief throughout the years. We say it all with bait on our lines. We rise and we fall along with the tide. Me oleme nüüd jõudnud siis meie majja. Me asume Nollamaras, mis on umbes 20 kuni 25 minuti kaugusel siis kesklinnast. Ja see on põhimõtteliselt nagu ridaelamu boks. Me oleme siin viimases majas. Meil on oma garaaž. Me oleme osad asjad juba siia ära toonud, aga me peame päris mitu tiiru veel tegema. Ja 3 magamistuba ja siis 2 WC-d. Et main bedroom on siis siin maja nagu alguses, mis hakkab meie oma olema. Meil on siuke eraldi garderoob. Meil vedas sellega, et nad jätsid osa mööbli meile siia, siis me ei pea kohe kõike ise ostma. Meil on külmkapp ka juba olemas. Siis me saame pärast siis nii-öelda uuendada. Ja see on siis see teine WC. Et niimoodi, jah, 5 nädalat siis läks aega, kuni saime oma elamise, aga see oli ikka seda väärt, et oma elamine on ikka oma. Meil on nüüd paar päeva möödas siis sellest, kui me võtmed kätte saime ja me oleme Karliga mõlemad tööl olnud
Ja nüüd täna õhtul siis me tõstimegi kõik oma asjad siia eelmisest kohast ära, et ma lõpetasin kell 5 töö, sõitsin veel siia, käisin poes ja põhimõtteliselt nüüd on juba kell 7 läbi ja me hakkame siis vaikselt asju lahti pakkima. Aga mõtlen, et nagu mööda. Ma olen tegelikult nagu nii väsinud, sest meil ei ole aega üldse olnud, et sellega tegeleda. Ja me oleme lihtsalt pärast tööd põhimõtteliselt elamist kogu aeg otsinud. Ja nüüd, kui meil see elamine olemas on, siis me lihtsalt pärast tööd kolime. Mis ei ole just kõige lõbusam. Aga vaadake mu näppu. Ma ei tea, kas te mäletate, mul jäi ukse vahele. Suht nunnu. Ma sain nüüd kohvikusse tööle ühe Eesti naise kaudu, kes on manager seal. Ja see on siuke kohviku nagu kett, et neil on sama nime alt siis 6 kohvikut üle Berdi. Ja mul on nagu üks põhiasukoht, kus ma tööl käin. Ja siis lisaks sellele ma käin abis vahepeal ka teises kohvikus. Ja ma nüüd homme lähengi siis sinna teise kohvikusse, mis on kesklinnas. Ja seal läheb mega kiireks. Tavaliselt kõik nagu tööinimesed käivad siis päeva jooksul seal kohvi võtmas ja süüa ostmas. Ja mina olen siis barista, teen kohvisi. Ja no ma ei ole kunagi vist töötanud nii kiire tempoga nagu kohvikus, et kus põhirõhk ongi lihtsalt kohvide peal. Aga omamoodi kogemus jällegist. Alguses oli ikka väga raske. Aussis on nii palju erinevaid kohvisi, mida Eestis nagu ei olegi olemas. Ja Western Australias on veel eraldi üks kohvi, siis Long Mac, mida teistes Austraalia osariikides ei eksisteerigi. Et jah, erinevad piimad, ma ei tea, mandlipiim, kookospiim, kaerapiim, sojapiim, siis täis rasvapiim, ma ei tea, kas see eesti keeles on enam, ja siis kerge piim. Laktoosivaba piim ka ja siis on ube ka 2 erinevat tükki. Et on tavaline uba, kohviuba ja siis on see decaf, mis on siis kofeiinivaba. Siis lisaks sellele on meil chaid, matšad ja nii edasi. Karl lõpetas täna tööpäeva varem kui mina, siis ta suutis meile skoorida külaliste tuppa juba voodi Marketplace'ist ja panebki just seda praegu kokku, et ma näitan ka teile pärast, et me esialgu siis magame selle voodi peal, kuna meil enda tuppa ei ole veel voodit ja meil on queen size, nagu Karl midagi leidis juba Marketplace'ist
et homme või siis ülehomme lähme vaatama. Et see on selline komplekt, kus on nagu öökapid ja siis sahtlitega riietekapp ka veel.
Mul on nüüd täna teine vaba päev kodus ja mul on nagu nii mõnus olla siin juba, et me oleme saanud nüüdseks siis kõik asjad lahti pakitud, enamus asjad on ilusti juba kappi ära organiseeritud, kõik on puhas ja ma tunnen juba mõnusalt koduselt, et vaikselt hakkab see rutiin ka juba paika loksuma, et nii naljakas, kuidas inimesele tegelikult sobib nii hästi sihuke stabiilsus, rutiin, et ma tean kindlalt, et mul on töö olemas, ma tean kindlalt, et mul on kodu olemas, kuhu tulla pärast tööd ja mul on kõik juba enda käe järgi siin paika pandud, et täiega mõnus. Nüüd trenniga on veel asjad veits lahtised, et ma ei ole jõusaali lepingut veel ära teinud, kuna me oleme kolinud mitu korda ja ma lihtsalt ei tahtnud seda lepingut teha, kui me ei tea, kus me kindlalt ikkagist elama hakkame, et ma tahaks kusagile kodu lähedale selle jõusaali lepingu teha. Ja ma ilmselt täna hakkangi vaatama, et ma olen põhirõhku praegu pannud lihtsalt jooksmisele ja mul tuleb täna ka jooksmine 10 kilomeetrit, et ma olen isegi mõelnud, et ma vist tahan proovida ära pool maratoni ja siis võib-olla, kui ma sellega hakkama saan, siis ka pikema distantsi kunagi hiljem, aga seda veel vaatab. Ja jõusaali tahan ka ikkagist võtta juurde, aga lihtsalt natukene jõusaali koormust nagu vähemaks teha ja siis pannagi põhirõhku praegu jooksmisele ja vaadata, kuidas mul sellega läheb. Et ma nüüd 6 aega olengi põhimõtteliselt 4 korda nädalas jooksmas käinud ja vaikselt nagu üritan seda pikka jooksudistantsi kogu aeg pikemaks saada. Et praegu on nagu enesetunne hea, raske on ikka, aga ma ei tunne, et ma olen nagu täiesti läbi, kui ma seda pikka jooksu teen, et ma tunnen, et ma saaks nagu veel ja veel, nii et ma vaikselt proovin siis pikemaks teha seda. Aga kolimisega seoses ongi meil nüüd vist enamus asjad olemas, et ma sain eile ostsin siis meile sinna teise tuppa kirjutuslaua, see on niisugune täispuidust üpriski suur laud, et käsitöö ja siis saime diivani nii-öelda teleka nurgakapi ja Karl ostis diivani ka, aga see nüüd vihmaga sai natuke märjaks ja Karl peab selle ära pesema, et siis see praegu ootab garaažis, kuni Karlil vaba on ja siis on tegelikult mingi hetk vaja see köögilaud ka välja vahetada, et ta praegu nagu on meil olemas, me saame seda kasutada, aga ta on ikkagi just natuke vana ja siuke natuke väsinud olemisega. Ja siis peakski juba kõik olemas olema meil siin majas, et täiega mõnus, mingi 5 nädalat läks aega, et ennast siin alles sisse sättida. Ja jah, ma räägin nüüd alles, ma tunnen, et on nagu mõnus siin olla ja ma saan nagu rahulikult oma vabal päeval päriselt nagu puhata ja enda asjadega tegeleda. Et see on see laud, millest ma rääkisin. Ta praegu on siin toas, lihtsalt ei ole võimalust olnud, et sinna teise tuppa see üles panna. Aga selline ta on, sinna läheb siis kunagi telekas. Meil on see suht imeliku nagu disainiga see, et me ei tea, kuidas seda diivanit siia panna, ja siis me otsustasime, et me paneme selle diivani siit siia. Ja siis telekas läheb sinna, et sa vaatad nagu diagonaalis, sest ma ei tahtnud, et see diivani selja koht jääks siia keset tuba ega ka sinna akna juurde ja siis ma ei tea, kuidagi praegu otsustasime, et teeme niimoodi. Ja siia tuppa sain selle kapi, mis läheb nüüd selle voodiga ka kokku, et meil on voodi on niisugust valget värvi. There is a life I lead in this city.
worrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Meil ei ole nüüd kodu lähedal mingit head kohta, kuhu jooksma minna, nii et ma istun autosse ja siis sõidan siit randa, see on kuskil, ma ei tea, 15 minutit sõitu ja seal on hästi pikk siuke kõnnitee mööda rannajoont, et seal on hästi mõnus ja siis teen oma jooksu seal. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. Ma olen nüüd koju jõudnud, käisin pesus ära ja sõin oma lõuna ära ja ma guugeldasin eile, et kust Perdist saab tatart, et tavaliselt siin on Austraalias kombeks, et siin on kusagil mingid vene poed ja siis täiesti juhuslikult avastasin, et see üksik vene pood, mida kõik soovitavad, on siis meil täiesti üle tee siin samas ja nüüd Karl tuli koju ja me lähmegi jala, vaatame sinna vene poodi. Õues tuleb jälle vihma, nii et makstusime Karli tutika uue pilliga sinna poodi sõita. Karl ostis omale siis tööauto sellise, millega ta nüüd siin rõõmsalt ringi sõidab. Ja siin sellises kohas see vene pood ongi. Teisel pool on mingi India toidupood ja siis siin on see nii-öelda vene pood. Siukse väga huvitava sissepääsuga. Ja siin müüakse igast muid kaupa ka, mitte ainult nagu vene asju, et siin saab Itaalia ja igast välismaa sööke. Milkat. Kus sa lugesid seda? Good, very good. Heeringafilee ja isegi keeferit on. Musta leiba. Need on kõik sügavkülmutatud, aga saab siis nagu koju tuua ja siis üles sulatada. Pelmeene saab, aga need ei ole minu arust välismaa pelmeenid, et need on kõik Austraalias koha peal tehtud. Isegi kukeseeni osta, need vist on nagu puravikud. Need on puravikud. Oled kindel või? Jaa, fuck. Hind on ka muidugi päris hea kukeseen tuleb. Nüüd poolene siis purk
on $19. Nii, ja nüüd kõige olulisem on muidugi kohukesed, et nende jaoks on isegi tõesti eraldi külmkapp siin. Need on ka kõik siis sügav külmutatud, aga need sulavad suht kähku ülesse. Ja tatart on ka, aga tatar, me tavaliselt ostame seda tatart Austraalias ja see on reaalselt nii kallis siin, aga me ostsime ikkagist, sest seda ei saa niikuinii mitte kusagilt mujalt. Ma näitan siis, mis me siin kokku ostsime, et enamus asjad Karl valis seal suure hooga. Panevad sinna suht korralikud summad ikka juurde, aga that's okay. Ühesõnaga meil on siuksed pelmeenid siin, hunnik igasuguseid neid kohukesi, kaarums. Siis on sellised seened. Seda pole küll väga ammu söönud. Mingi väike pasteet. Riia sprotid. Siis see on mädaroigas. Mingid marineeritud igasugused kurk ja paprika ja kukeseened. Siuke suur leib. See on ka kõik jääs, et siis me ilmselt teeme niimoodi, et me lõikame siit paar viilu, viskame uuesti sügavasse ja siis vastavalt vajadusel nagu tröstime seda sügavkülmutatud leiba. Ja siis sellised marineeritud kurgid. Ja kokku läks 210, et mingid kommid ka. Kohukene oli vist 3.50. Kohukesi on juba päris palju meil siin. Ma ei tea, kellele Karl neid ostis, sest ma väga ise magusat ei söö. Aga noh, siis on kodus vähemalt olemas. Mäletad, kui sa eile küsisid, mis see olukord on? Ma nüüd vaikselt hakkangi omal asju kokku tõmbama, et ma pean täna suht varakult magama minema, kuna mul on homme kell 6 töö. Ja siia video lõppu ma tahakski öelda, et aitäh, et sa vaatasid. Ja ma tean, see video oli väga hektik, et see viimane kuu üldse on meil väga siuke pingerohke olnud. Aga näeme juba järgmises videos. Tšau!